Oleme täna kogunenud Rahvusraamatukogusse, kus on kosmonautikapäeva tähistamise ja kogunud palju inimesi, palju huvitavaid esinejaid. Üks nendest on minu kõrval Laura, kes laulab kosmonautle. Laura, miks sinu jaoks kosmonautikapäev tähendab? Kosmonautikapäev tähendab midagi väga-väga põnevat ja sellist kraavitsemist sellises maailmas, mis inimeste jaoks on tegelikult hõlmamatu ja ma arvan, et see veidike käib ka üle pea ja mõtet, et on tarvis vaja sellist südameavatust ja uskumist. Et tegelikult väga palju on seda, mida me ei tea, aga ikkagi põnev on uurida ja rohkem teada saada, et seda vähem me teame. See on tõsi. Teine minu kõrval on Igor Volke, kes on kosmonautikapäeva ellukutsuja. Eelmisel aastal see traditsioon sai taas eluvaimu sisse. Igor, sina oled kosmonautikat, kosmost ja tähti vaadanud 40 aastat. Et mida sinu jaoks see tähendab? Mille pärast on kosmonautikapäeva tähistamine ja üldse kosmose teema meile tänasel päeval oluline? Minu jaoks on ufod väga tähtsad ja ufod käskisid, et kosmonautikapäev tuleb elustada, sest et inimene elab liiga nina maas ja nüüd on õige aeg alustada, sellepärast et teades, missugused on kaasaegsed investeeringud, missugused on põhisuunad, kuhu inimkond liigub, et uuele põlvkonnale anda ettekujutus, mis on toimunud ja kuidas siit maalt edasi. Et praegu on väljavaated huvitavatele projektidele maalähedases maailmaruumis. Eesti on saanud kosmoseriigiks, tähelepanu vana põlvkonna esindajate poolt on veel olemas. Meil on kasutada suurepärane Ene Järgma esinejana, meil on kasutada Mart Noorma uue põlvkonna projektid ja kui me näeme, kuidas noored neiud, koolilapsed võtavad sõna, esinevad astronoomia ja kosmonautika teemal, see annab tohutut lootust ja nagu Laura ütles, et kõik see mõistatuslik ja põnev ongi see, mis meid ju peaks edasi viima ja orienteerima.